Põnev vale on huvitavam kui igav tõde, sellepärast et vale võimaldab mängurlikkust. Vale võimaldab fantaseerida. Kui ma ütlen, et miski juhtus sellepärast, et leidis aset see sündmus ja selle tulemusel laev uppus, siis ei jäta eriti palju ruumi fantaasiaks. Aga kui me hakkame lisama siia juurde mingisuguseid väljamõeldisi, et see laev, ma räägin abstraktsetest laevadest, uppus sellepärast, et sellega põrkas kokku allveelaev, siis see annab ju võimalust edasi fantaseerida. Kas see oli ühe riigi valve, oli see teise riigi allveelaev, mis sellest allveelaevast sai? Kas kõik need inimesed, kes olid allveelaevas ka uppusid või jäid ellu? Kuidas õnnestus kõikide eest varjata selle sündmuse või selle aset leidnud sündmusega seotud inimeste teadmised, nende sugulas? See on lõputu pinnas fantaasiat, see on põnev ja huvitav. Need on samad lood selle libahundiga. Kui kellegi sööb ära tavaline hunt, siis see on lugu, millele tuleb panna punkt. Kui tegemist on libahundiga, siis see on kordades põnevam ja huvitavam. Kordades. Nii et see võimaldabki meil elada muinasjutulises fantaasiate maailmas. Sellepärast valed või lood on tunduvalt huvitavamad kui reaalsus. Põnev on huvitavam kui igav. Võib-olla selle küsimuseni jälle, et mis lendab. Ja tõsi on, et selline kuiv, ratsionaalne faktide jodu, sellel on lihtsalt see häda, et see ei olegi lugu. Et kui me räägime, et lugu on see, mis paneb kuidagi inimesi jagama, siis jah, selles mõttes, et esitada lihtsalt ratsionaalseid fakte, siis midagi polegi teha, et selles mõttes, et põnevad asjad on nagu põnevamad. See on nii lihtne ongi, et selles mõttes ei peaks kuidagi arvama, et vale iseenesest on kuidagi, et meil raske elada, raske on tõega, on raske saada vale vastu. Ei ole nagu, igavusega on nagu raske saada selle asja vastu, mis on põnev ja võib-olla see on natuke seotud nagu sellise nähtusega, kui me saame aru, et mis on kõige ohtlikum, et kui me räägime infooperatsioonidest, mõjutamistest, räägime sellest, et keegi ründab meil justkui meie jaoks mingisuguseid olulisi väärtusi, siis kõige ohtlikum ongi ükskõiksus. Et see on see, mis on nagu ohtlikum, et kui see, et kas midagi vastab tõele või mitte, kui keegi üritab sellisest emotsionaalset haaravat materjali kuidagi trumbata üle sellise ratsionaalsusega, siis ma kardan, et seal on selles mõttes nagu hiljaks jäädud, et kui inimesed on suudetud juba emotsionaalselt ära siduda, et ma tunnen ennast seotuna mingisuguse looga, mingisuguse väärtusega, siis tulla nagu mulle ratsionaalselt põhjendama, et see ei ole mõistlik. On inimesi, kes suudavad oma tunded jätta kõrvale ja võib-olla muuta oma arvamust mingisugust asjast. Küll ma väga vähe usun, et tal kuidagi see emotsioon oluliselt muutub. Mul on seda raske seletada, miks inimesed tahavad elada välja mõeldud lugude maailmas, sellepärast, et mulle piisab täielikult reaalsest maailmast. See on nii rikas oma lugude poolest. Mul ei ole vaja mitte midagi sinna juurde, aga millegi pärast osadel inimestel on seda vaja. Lisaks, seal on võimalik fabuleerida endale ka seletusi, mida mõnikord reaalne maailm ei anna. Ta ei anna. Kui me toome sisse reptiilid, siis meile väga paljud asjad saavad selgeks. Kui me toome sisse süvariigi, siis ka väga paljud asjad saavad selgeks. Mina ei tea, miks toimuvad need asjad nii. Miks minu jaoks teatud kurjategija ei saa niisugust karistust, nagu mina sooviks, nagu mina näeks, vääriks tema tegu. Aga kui ma toon sisse süvariigi, siis kõik on ju aru saada. Õigus. Sealt tulevad need karistused. Kui veel mõned asjad, millest ma aru ei saa ja
nende taustadest ja mulle keegi ütleb, et selle taga on mingisugused salapärased jõud, on mingisugune organisatsioon, kes kõike seda juhib, siis asjad muutuvad ka tunduvalt selgemaks. Ongi nii. Kes meist on võimeline aru saama, kuidas need viirused tekivad ja levivad? Aga kui kuskil on mingi salapärane laboratoorium ja mingisugune võim, kes tahab saavutada kontrolli meie üle selle läbi, ja kui me näeme, et tõesti võetakse vastu mingisuguseid meid kontrollivaid otsuseid, mis mõnikord on väga kaheldavad, mis nende mõte on, siis seda enam hakkame me uskuma taolistesse lugudesse. Loomulikult kuskil midagi toimub, keegi midagi juhib. Rasputin juhib Vene impeeriumi, kujutage ette, tohutu impeerium, mitusada miljonit inimest. Aru saada, kuidas seda juhitakse, on ju võimatu. Aga siis on üks habemega vana mees, kes kõike seda juhib. Kõik on selge, põnev, selge, huvitav ja nii edasi.